Tere kõikidele, ma natukene parandan. Ma ei ole ametlikult kvalifitseeritud pereterapeut, ma olen teinud pere- ja paarisuhtetööd küll aastakümneid, aga see on selline väga suures osas iseõppimise teema. Aga mida ma olen ka teinud rohkem kui 30 aastat, ma olen olnud hingehoidja. Kui rääkida kaks minu elu suurt kirge on, üks on muusika, teine on Jumala sõna. Ja olen olnud avatud piibliühingu juht üle 20 aasta. Tulin siia, siis just mõtlesin, et me ükskord tegime laagrit paladel, rattalaagrit. Mul oli mingi, ma ei mäleta, 40-50 noort ratastega siin mööda Hiiumaad sõitsid ringi. Niisugused ilusad mälestused. Ja ma kõigepealt ka vabandan, minul ei ole slaide. Mitte, et ma oleks slaidide vastane, aga kui ma oma teemad vaatasin, siis mulle tundus, et ma joonistan teile ainult ühe pildi. Ja kui te seda kuskilt paha nurgaga praegu istute, et ei näe, siis see jääb siia, te saate pärast tulla vaatama. Ma loodan, et see on nagu kokkuvõtlikum ja selgem. Ja praegu töötan ma Tallinna Lastehaiglas hingehoidjana. Ja üks minu kogemusi seal, ma töötan nii lastega, emade, isadega kui ka siis arstide, õdede, hooldajatega, kõigiga, kes seal haiglaruumides liiguvad, kellel on midagi vaja. Ja üks asi, mille üle ma ei lakka hämmastumast seda tööd tehes, on see, kui süüdi inimesed ja naised ennast tunnevad. Kui mul on koridori peal 10 palatit, siis 7 istub naine, kes ütleb, et ta on väga süüdi. Näiteks selles, et ta laps on haige. Ja ta ei oska seda põhjendada. Ja siit võib-olla tulebki see, et kui see minu jutu esimene pealkiri oli see, et kui süda süüdistab, siis mina nüüd tahaks jõuda oma jutu lõpus sinna. Ja kui te jaksate minuga kaasa mõtelda, ma olen üldiselt paljusõnaline ja ühesõnaga pange vaim valmis, et me jõuaksime koos sinna, miks süda süüdistab. Ja kui me neid asju ma siia teile kirjutan või joonistan, loodetavalt hea käekirjaga, siis pigem ma tahaks, et teil oleks selline isiklik reflekteerimispunkt. Kas kuskil midagi ma hakkan mõistma oma süütunde olemusest natukene midagi paremini. Siis oleks sellest võib-olla kasu. Aga Jeesus, me palume, et sina ise veenaksid meid selles, mida sa tahad üles tuua. Issand, me avame oma südamed praegu. Me palume, et sina õnnistaksid seda sõna, mis tuleb. Ja tuleks läbi see, mida need naised praegu siin vajavad. Ja me täname, Jeesus, et sa oled juba siin. Et sa oled iga naise kõrval tegelikult ja räägid vaikselt. Ja sina tahad, et meie süda võiks olla rahus. Tänan sind selle eest, Issand. Amen. Nüüd süü kui selline on erinevate mõistete komplekt tegelikult. Me räägime süüst, aga tegelikult seal on päris palju asju, nagu te pärast näete selle ümber. Nüüd selline algsõnaline süü, kui piiblist vaadata ja algkeeles neid sõnu vaadata, siis see on inglise keeles iniquity, eesti keeles siis on nagu perverssus või pahelisus või ülekohus või miski, mis väärib karistust. Teoloogiliselt on süü seotud patu mõistega vältimatult. Ja sellest süüst vabanemine on seotud lunastuse mõistega ja lunastuse vastuvõtmisega. Ja piibelikus käsitluses patt ongi alati seotud süüga, aga mitte ainult Jumala ees, vaid ka kaasinimese ees. Ja kõige esimene süüllugu on meil Edeni aias, eks ole. Tekkis patt, tuli süü ja siis tuli ka kohe süü veeretamine. Nüüd, mis see patt on? Patt on jällegi, kui minna algkeele juurde, patt on märgist mööda elamine. Ja mitte see, et on mingi nimekiri, mida Jumal täidab sinu pattude kohta, vaid
vaid pigem see, et kui Jumal su lõi, siis ta lõi su sihtotstarbeliseks niisuguseks olevuseks. Tal oli kindel plaan, sinu päevad olid raamatus, sinu teod olid ette valmistatud. Ja ta pani sulle kaasa selle pakendi, ka varustuse. Ta lihtsalt ei anna ülesannet, ta annab ka varustuse. Ja kui sa vähegi oled kuuldel ja juhitav, siis sa astud seda Jumala rada pidi või saad astuda enam-vähem. Ja täidad nagu seda oma funktsiooni. Aga kui sa ei ole kuuldel või seal on mingisugune eraldatus või mingisugune sein vahel, siis sa paned märgist mööda. Saate aru? Ja see on patt. Nii et isegi kui seal Eedeni aias tuli see patu langemine ja siis see Jumala ootus, et nad täidaksid oma funktsiooni, oma loodupärast funktsiooni, sest kogu see, nende olemus oli seesama. See jäi alles. Ja kuna nüüd patt oli tulnud sisse, siis inimene ei olnud enam võimeline oma pakendit kasutama kõiges, sest patt sai võimu, ta oli ise andnud selle valitsuse ära. Ja see tähendas, et kogu aeg oli süü temaga kaasas. Nii et selline meie by default selline olemuslik programmeeritus on selline, et me paneme märgist mööda ja sellega tuleb kaasa süü. Ja küsimus ongi selles, et kuidas elada siis, tasakaalus või mitte tasakaalus või kuhu see meid kallutab. Sest patu jõud on liiga tugev, et me inimesena saaksime sellele vastu. Nüüd süütunne ei meeldi inimesele. Ja ma hakkan joonistama ja ma kõigepealt kirjutan siia suured mõisted, millest me rääkisime. Esimene on siis süü ja teine on süütunne. Need on kaks erinevat asja muideks. Ma võtan natuke teise, sellise tumedama, see on nüüd liiga hele. Nii tore, kui mul oleks siin jutupliiatsi joonistaja. Nii. Ja. Nüüd on nähtav, eks ole. See ei meeldi inimesele, sest ka, kuidas seal paradiisi aias oli, ega mina pole süüdi, vaata tema. Tegelikult kaudu sina Jumal andsid, sina oled süüdi. Ja me teeme seda ise ka muideks. Me teeme seda oma eludes, me teeme seda oma abieludes. Ja inimene tahab põgeneda. See süü tunnistamine on enese nõrgaks, puudulikuks tunnistamine ja meie hing ei taha seda vastu võtta, me väldime seda. Ja kui me praegu vaatame seda diapasooni, mis inimestest on, siis on hästi palju kuuldud lause, ma ei kahetse mitte midagi. Siin elus ma ei kahetse mitte midagi. Ja siis on teised, kes on liiga nõus süüd võtma, kes on nagu mõnes mõttes sellise süütunde prügimäed, igaüks võib talle süüd peale panna, ta ütleb, jaa, muidugi, ma olen selles ka süüdi, jaa, kindlasti tegin seda ka halvasti. Siis on inimesi, kes suudavad tasakaalu hoida ja normaalselt nagu kuidagi sellega hakkama saada. Ja siis on inimesi, kes ütlevad, et mitte kunagi ei tohi mitte kedagi süüdistada. Ja kui õiged nüüd need väited siis on? Ja kolmas elab hirmus, et jälle keegi kaebab kusagilt midagi üles. Ühesõnaga see kogemine meie elus ja elust läbi minema selle süütundega on tegelikult väga mitmekesine. Nüüd suhtumises või see sinu suhtumine süüsse või sinu vahekord süüga, kui nii võib öelda, või süütundega, see sõltub väga palju meie minapildist või meie identiteedist. See on üks tugev mõjutaja. Ja teine on Jumala pilt. Kaks sellist tugevat mõjutajat, võib-olla isegi 3 ja ma kirjutan nad siia üles. Esimene on siis patt, mida me kuidagi ei saa eemaldada. Siis on meie identiteet ja siis on meie Jumala pilt. Nii. Need 3 on sellised kõige suuremad mõjutajad. Nüüd usulises keelekasutuses süütundel ja süül väga vahet ei tehta.
Tegelikult siia tuleb veel 3. mõiste isegi juurde, aga süü iseenesest on sisuline, ta on seotud meie mõtlemise, meie kogemusega, aga ka meie arusaamisega. Ja sellepärast ma täna teile viskan teooriat siia, et meie arusaamine laieneks, palun andeks. Ma ei räägi ainult emotsionaalselt. Terve süütunne, siis selline tervislik süütunne, on see, kui ma tunnen ennast süüdi siis, kui ma olen midagi halvasti teinud. See on normaalne, nii peabki olema, see on nii, nagu Jumal on selle loonud. Ja selline süütunne, kui me niimoodi seda kogeme oma elus, siis see räägib meie isiksuse küpsusest tegelikult. Ja lapsed vaikselt kasvavad näiteks selle sisse. Nüüd see 3. asi, mis on antud meile süü ja süütunde reguleerijaks või mõõtjaks või määratlejaks, see on südametunnistus. Tema siis reageerib ja siis meie süüle kas sellel alusel, mida me arvame, milline keskkond meie ümber on, kus me oleme kasvanud, mismoodi meid on kasvatatud, baasi alusel. Südametunnistus on see, mis aitab meil eraldada õiget ja valet. Ja mõnikord öeldakse ka, et see on Jumala hääl inimese südames. Minul oli vanaonu, kes meid hoidis ja kui tema tuli hommikul meid viima kuskile jalutama ja siis vahest ta tuli ja tõi 3 piima ja 2 hapukoort ja veel midagi ja kui me ema lõi käsi kokku ja et kuidas sa teadsid, et mul puudu on, siis ta ütles, mu südame hääl ütles mulle. Et see võib olla Jumala hääl, aga samas ütleb Jeremiia, süda on petlikum kui kõik muud ja äärmiselt rikutud, kes suudab seda mõista. Et kuidas me siis teame, mis on õige ja mis on vale? Ja kui süda süüdistab, siis ta tegelikult ei pruugi alati tõtt rääkida. Sa võid olla liiga tundliku südametunnistusega. Eriti lapsed on väga varmad võtma süüd enda peale, tundma endast süüd. Laagris ma olen palju ja palju palvetanud lastega, kes kartsid, et nad on süüdi selles, et nende vanemad lahutavad. Väga raske oli neile selgeks teha seda, et sa ei ole süüdi selles, sina ei saa sellist asja põhjendada või kuidagi põhjustada. Nüüd seda süütunnet mõjutavad siis veel kultuur, keskkond, kombed, uskumused, lähedased sõbrad, meedia, kogu see asi, mille sees me oleme. Et paneme siia ka südametunnistuse. Loodame, et see paber meil välja tuleb, aga nii on hea, kui ta on silma ees. Nüüd südametunnistus olek sõltub sellest, kui palju Jumalal on ruumi meie südames. Kuhu meie südametunnistus on nii-öelda ankurdatud. Ja mida lähemal on inimene Jumalale, seda kergemini südametunnistus aktiveerub või seda tundlikumaks ta muutub. Aga me teame juba ka piiblilugudest, et südametunnistust saab paadutada. Sa võid teha jõledaid asju, nii et ükski närv ei liigu. Nüüd piiblis on üks väga-väga julgustav salm ja selle ma soovitan teile meelde jätta, see on 1. Johannese 3:20, mida saab kasutada oma südametunnistuse vastu. Olgu mis tahes, milles meie südameid süüdistab. Jumal on siiski meie südamest suurem ja tema teab kõik. Ja sellepärast ilmselt, see on 1. Johannese 3:20, sellepärast ilmselt ka Taavet palvetas nii palju, et Jumal, otsi ja uuri mind läbi. Vaata, mis mu südames on ja too see esile. Prohvet ütleb kusagile, et Jumala kohtumõistmised on tegelikult suur arm. Ma hea meelega olen seal. Mis on kohtumõistmine? Süüdi, 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 süüdi. Ikkagi on arm, kui Jumal need asjad üles toob. Nüüd sellises usklik inimene tunnetab oma rikutust, siis kui ta läheb vastuollu Jumala seadustega ja siis ta kogeb ka sellist lahutust Jumalast. Ja sealt hakkab tulema süütunne alguses. Pärast see võib ära vajuda. Mitte usklik ei koge niimoodi. Seal on ka üks erisus. Tema kogeb südametunnistuse märguandeid kui kõlbeliste põhimõtete rikkumist. See on moraali pinnal, mitte Jumala seaduste pinnal. Ja me peame siin nagu tegelikult vahet tegema. Me ei saa eeldada, et need inimesed, kes ei ole
usuga tuttavad, kirikus käinud, näiteks need inimesed haiglas, ma ei saa eeldada, et nende südametunnistus toimib sellisel alusel nagu minu oma. Seal on pigem kõlbeline, moraalne, aga piibel ütleb meile ka seda, et igal inimesel on südametunnistus. Ja see on piisavalt tundlikuks Jumala poolt loodud, et inimene peaks tajuma, et Jumal on ja mida Jumal ootab. See on see loodud meel. Nüüd selles kõlbelises tunnetuses võivad olla väga suured vahed. Üks võib varastada kraanikausse, vetsupotte, riigivara, mida kõike, miljoneid, mitte miski ei liiguta tema sees. Ja teine mõtleb vale mõtte teise inimese kohta ja nädalaid käib koorma all. Ütleb, kuidas ma ikka tegin seda? Kuidas ma selline olin? Et see on väga-väga selline suur skaala seal. Jällegi, mis seda mõjutab, kultuurid, erinevad usuliikumised, millised reeglid, kui fundamentaalsed nad näiteks on, ühiskonnakorrad. Nüüd, kui me räägime hingehoiust, siis hingehoid tegeleb põhimõtteliselt kas siis süütunde vaevamisega või südametunnistuse puudumisega ja kõigega, mis sinna kahe vahele jääb. Ja nüüd psühholoogiliselt vaadatakse süüd mitte kui sellist teoloogilist fakti, vaid psühholoogid vaatavad seda kui tunnet, kui kogemust, inimkogemust, mis sõltub siis, nagu ma ütlesin, inimese Jumala pildist. Ja kui nüüd sina väga sageli tunned ennast süüdi, siis võib-olla on põhjust küsida ja hakata uurima, milline Jumal sul on. Mida sa mõtled Jumalast? Kas ta on kuri Jumal, on ta armuline Jumal? On ta selline Jumal, nagu oli sinu isa või ei olnud? Ma ei oska öelda, aga see meie Jumala pilt on sageli see põhjus, miks me mõnikord kraavi läheme. Just see, mida me arvame, et Jumal ootab või Jumal nõuab või kuidas Jumal suhtub. Tänapäeva maailmas öeldakse, et patu kategooriast üldse rääkida ei tohi või süüst. Sellepärast, et see toob esile neurootilisi häireid. See on lausa uurimustööde tulemus olnud. Nüüd Kristuses, kui me patust ei räägi, siis Kristus kaotab oma mõtte. Aga mida me kogeme, on see, et siin maailmas seda pattu kui mõistet, pattu kui nähtust meie elus tegelikult rünnatakse väga-väga kõvasti ja sellest püütakse vabaneda. Nii et nüüd, kui me läheme edasi lähme edasi selle süüga, siis siin võime kõigepealt teha selle süütundele esimese sellise jaotuse. Meil on õige süütunne ja meil on vale süütunne. Ma panen siia õige ja on vale süütunne. Ja see on ka üks selline lakmuspaber, mida peaks nagu jälgima. Et kas see, mida sa tunned, mis su kogemus on, kas see tuleb õigest, normaalsest, tasakaalustatud süütundest või see tuleb valest, kuskilt valest kohast. See õige võib olla ka terve või tervislik süütunne. Ja see toimib niimoodi, et sul on konkreetne asi, mida sa oled valesti teinud. Ja sa oskad konkreetselt nimetada. Näiteks Mari sõitis hommikul tööle, 70 alas sõitis 100-ga, sest ta tuli liiga hilja kodust välja. Istun oma laua taha ja tunnen, süda süüdistab. Ütlen, Jumal, palun anna andeks, aita mul homme hommikul tõusta paremini. Ja et ma sõitaks õige kiirusega, eks ole. Ja ma tõesti aeg-ajalt teen seda ka. Tervel süütundel on objekt, tal on siht, tal on konkreetne asi, mida sa saad nimetada. Sa saad öelda, mina tegin seda või ma olen süüdi selle pärast. Alati ei ole asi teoga. Mõnikord on asi suhtumises. Mõnikord on asi järeldustes, tõlgendamises. Ja terve süütunne, ta aitab märgata meil oma vigu, ta motiveerib meid muutustele ja ta suunab meid selle poole, et me oma ekslikku käitumist muudaksime, isegi kui see ei ole meeldiv. Mis on veelgi olulisem, ta piirab kurjuse võimutsemist meie elus, sest ta hoiatab meid ette, kui me oleme kuhugi minemas, te olete tundnud seda, süda läheb rahutuks, eks ole. Sa ei saa nagu rahus hakkad nihelema sisemiselt. Ja õige süütunde puhul inimene suudab otsida lepitust, suudab andeks paluda ja suudab lunastusega vastu võtta.
ja siis ta vabaneb sellest süütundest ja me kõik teame seda. Kes iganes on kellegagi päästepalvet teinud. See, kui inimene läbi häda ja pisarate reastab Jumala ette oma süü ja võtab vastu selle vabastuse. Ja see, mis temaga juhtub, see, kuidas silmad muutuvad, see on uskumatu ja see on imeline. Nii et vabadus ei tule kuidagi teist kaudu. Ja see on üks asi, mille peaksime meelde jätma. Nüüd see vale või see haige süütunne, see ebaterve süütunne, see on üldine. Ta ei ole konkreetne, ta on rõhuv. Kui sa küsid, et mis sa tegid valesti või milles sa süüdi oled, inimene ei oska sageli öelda, mis asi see on. Ta väga sageli süüdistab ennast kõiges võimalikus. Ta isegi ei oska seda nimekirja öelda ja see ei sõltu väga sageli sellest, kas ta on midagi teinud või tegemata jätnud. Haiglasel süütundel ei ole objekti, aga ta on ebaproportsionaalselt suur. Ta täidab terve ekraani ja kui sa vaatad inimese neid väikesi süütegusid, siis see on täiesti proportsioonist väljas. Siin ei aita sageli inimest andeks palumine, sest tal ei ole konkreetset asja, mille eest andeks paluda. Palun andeks, et ma olemas olen, jah? See värvib ära terve inimese minapildi väga sageli ja selle asemel, et viia ta vabadusse või suunata Jumala juurde, ta viib inimese sügavamale vanglasse. Ja sellise süütunde all minu meelest Eestimaa naised väga suures osas elavad. Sellepärast, et nad usuvad tunnet rohkem kui seda, mida Jumala sõna ütleb. Nüüd vale süütunde kandjad, nagu ma juba ütlesin, nad võtavad endale külge igasugust süüd väga hea meelega. Ja see on sellepärast, et nende identiteet on moonutatud. Ja need külge võetud süüd omakorda tugevdavad jälle seda vale süütunnet. Neil on väga raske armu vastu võtta. Nad ei suuda uskuda, et nemad võiksid kõlvata. Või teisele see on alandav, öeldakse näiteks, et meestel on raske armu vastu võtta. Ma ei oska alla kirjutada ja üldistada nii ei tohi tegelikult, aga mõnda ma olen kohanud, kes ei suuda armu vastu võtta. See kuidagi käib au pihta. Ja kuna nad ei kogene vabanemist ja see süü jääb nende sisse, siis nad ei pääse Jumalale ligemale. Kui nad ei ole defineerinud, mis see on, milles ma süüdi olen. Ja kuna nad Jumalale ligemale ei pääse, siis nad ei koge seda armu vabastust ega seda hingamist. Teisel puhul võib tekkida selline vale vastutustunne. Ma vastutan kõigest, ma pean igale poole appi minema, see tubli tüdruk, millest Jael rääkis. Ja siis on need, kes oma süüd väga hea meelega lükkavad teiste peale ja need teised võtavad vastu. Vale süütunne valetab meeletult tõhusalt, väga osavalt. Ja ta nagu kuskil kaudu nõuab sellist täiuslikkust, mida ei ole olemas ja mida Jumal meilt ei nõua. Mida me ise hakkame nõudma ise endalt. Ja kui see vale süütundega inimene teeb midagi valesti, siis see õige süütunne selle ühe teo pärast ründab teda väga tugeva jõuga ja siis ta jääb nagu puu ja koore vahele, et ühelt poolt on see üldine ähmane mingisugune rõhumine, mis on niikuinii süüd, ma olen kõiges süüd ja siis on see üks tegu, mida ma veel tegin. Ja inimene on täiesti vangis ja võib minna täiesti katki. Nii et sellepärast on oluline vahet teha, kuidas te vahet teete, jälgige oma keelekasutust. Kui mina olin noorem, siis mul oli mitmeid põhjusi ja ma olin nii vale süütunde käes, kui tegin ka valesid asju ja ükskord ma olin Lätis oma sõbrannaga ja kõndisime seal ringi ühe sõbraga ja mingil hetkel ta ütleb, et kuule, miks sa vabandad kogu aeg? Miks sa ütled, palun vabandust ja palun vabandust teise pärast ja kolmanda pärast ja tule vait, ära vabanda nii palju. Ma täiesti solvusin, aga pärast hakkasin mõtlema, et jah, miks ma vabandan nii palju? Aga ma ei saanud siis veel otsa peale. Nüüd, mis on põhjused? Kust tuleb see vale süütunne? Väga sageli lapsepõlvest. Vanemad, kes on olnud väsinud või haiged või ise süütunde, kes vaevlanud, nad paratamatult teevad ülekandeid lastele. Lapsed võtavad õhust selle süü. Kui kodune õhkkond on süüdistav, kriitiline, siuke irisev, kui seal ei ole heldust ja armastust, siis see süü otsib, kuhu maanduda. Ja sealt tuleb inimene, kes on harjunud elama süütundega kuritarvitavates perekondades, kus sõimatakse
ükskõik millise keelekasutusega, need inimesed on harjunud elama süütundes, nad ei oska elada väljapool süütunnet. Ja mida nad teevad terve elu, nad püüavad hüvitada, nad püüavad välja saada, sest inimene tahab vabadust, aga ta ei saa. No veel hullem on asi, kui on tegu kuritarvitamise või väärkohtlemisega, kui ka traumaga. Kui lapse eas puudub lähedane, järjepidev ja kinnitav armastus sinu juures või lapse juures, siis laps teeb automaatselt järelduse, ma olen liiga halb, ma ei kõlba ja ma olen ise süüdi selles. Ja siis see vale süütunne võib muutuda identiteedi osaks. Mul on olnud üks hingehoiu selline abivajaja, kellega ma olen üle 20 aasta käinud. Esimene kord, kui me kohtusime, siis ta ütles, et mine minust 3 meetrit tahapoole. Me olime metsas, ta ei lubanud üldse ruumis, ta ei talunudki olla minuga koos. Ja kui ma julgen, siis ma räägin sulle, aga sa ei tohi vaadata minu poole. Me olime mitu kuud metsas, siis me lõpuks saime sisse ja me käisime läbi tema traumad ja aeg-ajalt, kui ta saab Jumalasse, siis ta on nagu janus, ta läheb Jumalale poole suurte sammudega ja siis tuleb see süütunne kuskilt sealt traumaatilisest minevikust ja jälle lööb ta maha ja siis ta ütleb, ma ei kõlba mitte kuskile ja nii kui mingi väike viga juhtub, siis ta jälle on täiesti, et kandke mind maha. See on väga raske võitlus tegelikult ja kui leidub keegi, kes sellise inimese kõrval jaksab olla aastaid ja aastaid ja aastaid ja rääkida talle seda armastust ja Jumala headust ja veenda teda selles, siis see on suur asi. Nüüd süütunne ja südametunnistus, need ka võrdsustatakse tegelikult omavahel väga sageli usulises kirjanduses just. Aga süütundel on 6 liiki. See tundub teoreetiline, aga ma arvan, et see on vajalik ja me kappame nad läbi, eks ole. Esimene nendest on, ma hakkan nüüd siia rida tegema. Üks hetk ma vaatan, kas ma ikka räägin õigest. Jah, ühesõnaga süütunne või südametunnistus, siin on nüüd võrdusmärk. Esimene on adekvaatne. See on see normaalne. See on see, mis hindab olukordi õieti, mis saab hakkama, ta on põhjendatud, konkreetne tegu on seal taga, ütlesid halvasti, olid hoolimatu, on võimalik aru saada, kes on objekt ja kelle suhtes sa eksisid. Kristlikus kontekstis see on vabastav, positiivne, see rajaneb usule, mitte normidele. Ta on osaduskundlik selles mõttes, et ta tugevdab osadust. Ja inimene ei pea oma süütunnet üksi kandma, vaid tema ümber on teised inimesed, kes aitavad teda, kannavad seal. Ja koos saab otsida Jumala ees lahendusi, see on muideks väga suur tegur. Eks ta on seotud siis kõlbelise arenguga, inimene peab liikuma edasi, inimene ei saa kunagi selles osas valmis, enne kui Jeesus tuleb. Aga tema elukogemus süveneb või avardub, tema moraal ja see tundlikkus lähevad sügavamaks, ta muutub järjest selliseks tegelikult heamaks või paremaks, sellepärast, et ta on nii tundlik. See adekvaatne süütunne on, ta mõtestab selle inimese elu, seob tervikuks ja see teeb inimesega sotsiaalselt vastutustundlikuks. Ta arvestab teiste inimesega, ta arvestab ajastu kontekstiga ja ta ei eralda ennast teistest ega ühiskonnast. Nüüd, et ta on edasiviiv, see adekvaatne süütunne on see, mis viib meid edasi. Ja see on niisugune olemuslik osa inimese tervikust, see ei ole ainult, et ma suhtun sellesse nii ja sellesse naa, see ei ole ainult suhtumise küsimus. Nüüd siit järgmine, see on neurootiline süütunne. Ja tema on üks võime puudu. Tema ei suuda andeks saada. Tal puudub see võime. Ta lükkab ära igasuguse lepituse, igasuguse heastamise, alati ta ütleb sulle jah, aga. Ja see selgitused on sellised mitte vettpidavad, et enam ei saa midagi teha, ma olen liiga halb, vot sellest me rohkem ei räägi. Ta tähtsustab ebaolulist. Üks väike detail mingis juhtumis võib
paisuda maailma suureks, kuidas, mis tooniga minuga räägiti, kuidas nad üldse julgesid mulle tulla seda asja ütlema. Ka igasugune pisike korrigeering on tohutu rünnak tema jaoks. Ja seda neurootilist süütunnet kohtavad siis hingehoidjad päris palju. See on niisugune väga tundepõhine, sest on ka väga suur. See võib ka olla kohati selline ebaproportsionaalselt nagu, isegi naljakas võib olla, näiteks kui 40-aastane naine tunneb tohutut süüd sellepärast, et ta lapsena piparkoogi varastas. Get over it, eks ole, aga ta ei saa. Sageli neurootilise süütunde kandjatel puudub selle ületamise oskus või see võimekus, sest ta ei suuda mõtestada, ta ei suuda analüüsida. Mõnikord inimene paneb sellele vagaduse sildi külge. Ma olen nii vaga, ma tunnen nii halvasti ennast. Mõnikord on seal taga moraalne masohism, inimesele meeldib olla süütunnes. Nii nagu mõnele inimesele meeldib olla ohver. On ka neid, kes ei tahagi oma süütundest lahti saata, ta on harjunud sellega. Ja sellega siis kaasneb madal enesehinnang, väga väär Jumala pilt ja situatsiooni taju ei ole enam adekvaatne. 3. on ennast õigustav süütunne. Panen lihtsalt õigustav, aga see on just ennast õigustav. Selline inimene ei tule hingehoidja juurde või pastori juurde. Kui tuleb, siis tal on väga palju öelda teiste kohta. Ja ta on väga kriitiline, ta teab väga hästi teisi nende vigu, tal võib olla isegi vaenulik suhtumine ja põlgus nende vastu, kes tema vaateid ei jaga. Ta sageli arvab, et tema vaade on ülimuslik. Ja sisemiselt toidab selline suhtumine inimese võimuiha ja see võib olla tagurpidi pööratud alaväärsustunne. Usulises kontekstis usutakse, et Jumal on meie poolt, aga nende vastu. Siia sellesse õigustavasse süütundesse ei mahu kahetsus ja tegelikult on tegu kaitsemehhanismiga, sest et teiste vigade esile toomine võimaldab endal peitu minna. Ma ei pea mõtlema enda peale, ma ei pea tunnistama mitte midagi. Aga see selline jäikus ja väliselt võib-olla põhimõttekindlus ei tule mitte sügavast vaimulikust mõtlusest või sellisest arusaamisest, vaid see tuleb pigem just sellest enesekaitsmisest. Selline inimene ei suuda väga arutleda ja ta ei tahagi arutleda või dialoogis olla. Siis kohe oleme lõpus. Vähetundlik südametunnistus on ka muideks olemas. Ütleme selline tuimavõitu. Ja see vähetundlik, ta on hoolimatu. Seda muideks ka haiglas kohtab tegelikult. Tal ei ole süü ja vastutustunde, see on kas puudulik või väga vähene, et pole enesekontrolli, teised ei lähe korda, samuti ei talu kriitikat. Mõnikord need vähese süütundega inimesed korraga nagu pilt läheb selgeks ja nad tajuvad oma olukorda ja seda raskust ja siis nad on ahastuses ja siis nad otsivad Jumalat, aga siis kui nad ei leia kohe ruttu lahendust, siis nad vajuvad tagasi selle sisse. Mõtlesin selle liigi peale siis või selle kategooria peale, siis mul tuli meelde Wilkersoni raamatust Nicky Cruz, kes ka käis niimoodi ringi, mida huvita, ma ei hooli. Mis läbi läheb sellise südametunnistuse puhul, on emotsionaalne soojus. Ja võib, kui juhtub mingi väga puudutav kogemus, mis kõik need kihid nagu läbistab ja Jumal teeb neid asju inimeste eludes. Et see ei ole lootusetu koht. Siis on sotsiaalselt vastutustundetu südametunnistus. Mina ei ole seda liigitust teinud, ärge palun süüdistage mind. Aga see on nüüd selline variant, kes isikliku elu tasandil, ta on tundliku südametunnistusega, ta võib täitsa adekvaatne olla peaaegu, aga kui asi läheb massidesse, kui meie kõik koos midagi teeme, siis kaob pilt eest ära, siis tekib selline anonüümsustunne, ohjeldamatu emotsionaalsus, siis tehakse mida iganes. Need on need, ma ei tea, Hitleri või kelle teise need ajupestud massid.
autoritaarsed fundamentalistlikud grupid. Ja see kõige viimane on väärtustundetu. Niisugused huvitavad kategooriad, ma ise olin ka selline, avastasin uuesti neid, sest ega elus ei mõtle. Ja mu käekiri on kohutav, aga saage aru. Väärtustundetul südametunnistusega inimesel, tal ei ole väärtusi. See on tegelikult meeletult ohtlik, ta ei suuda mõtestada oma elu. Tal ei ole tunnetust, tal ei ole arusaamist või ta on nüristunud elu mõttest, asjade tähendusest. Ta südametunnistus on ära jahtunud. Ja siis tuleb ükskõiksus, siis tuleb hoolimatus, suur sisemine tühjus ja viimselt elu mõtte puudumine. Ja see on see, mida me kaasajal väga palju näeme. See on osaliselt sellest, et meil ei ole ühtset väärtusbaasi, et me oleme individualistlikud ja et me elame hedonistlikus kultuuris. Seda hinge tühjust, lisaks ekraanidele ja ma ei hakka nimetama neid asju, lisavad kiirelt toimuvad muutused ühiskonnas ja kui kunagi, siis praegu me oleme kiiretes muutustes. Sest inimene ei jõua oma isiksusena protsessida, kes ma nüüd olen selles kontekstis. Iga inimene peab alati nagu transformeeruma järgmisesse olukorda ja see üleminek võtab aega. Aga kui muutused on kiired, drastilised, hirmutavad, siis ma ei jõua seda teha. Ja siis tekib mingisugune plokk sinna. Tekib ka väärtusvaakum. Inimene ei suuda enam midagi olulist tähenduslikku korda saata. Ta ei väärtusta elukogemust. Tal puudub isegi mõnikord mõtlemisvõime või suutlikkus. Elu tundub üheülbaline ja tühi ja siis on vaja neid erutajaid, mis on siis sageli vägivaldsed või kuidagi sealt pimedamalt poolelt. Muideks väärtuste nüristumine, see võib juhtuda usuelus. See on üllatus. Ja see võib juhtuda siis, kui meie isiklik Jumala suhe jahtub. Ja midagi tuleb meie ja Jumala vahele. Ja seda Jumala suhet hakkavad asendama teooriad, rituaalid, kombed lihtsalt, kui me enam ei sirutu Jumala poole, vaid me jääme tiksuma. Nii, appikene, aga mina jään aja hätta. Okei, kappame edasi. Olete väsinud? No see, mis üle jääb, see tuleb siis töötuppa. Nüüd hästi suur mõiste, kui me ei saa süütundest rääkimata olla, on häbi. Nüüd lasen diagonaalis, ma teile kõike ei räägi, aga süül ja häbil tuleb vahet teha. Ja kui süütunde küsimus on see, et mida ma tegin, siis häbitunde küsimus on, kas ma kõlban. Häbi värvib inimese olemuslikult üleni ära. Sa ei ole mitte teinud halba, vaid sa üleni ei kõlba. Üks naine kirjutab, ma ei peaks üldse olemas olema. Ma olen täiesti tähtsusetu. Minust ei peaks mitte keegi hoolima, see on nagu lämmatav tekk, mis mu peal on. Ma tunnen häbi, et ma olen sündinud, et mu vanemad on pidanud mind nuhtlusena taluma. Ma nutan ja naeran vales kohas, teen asju valesti, vaatan valesti, mõtlen valesti, ma ei taha olla olemas. Nüüd huvitav on see, et häbitunde võime on sünnipärane. Samamoodi kui beebi oskab nutta kohe, kui ta sünnib, ta suudab ka häbi tunda. Ja seda on nüüd neuroloogid ja siis erinevad uurijad tuvastanud nüüd sel sajandil, et ema ja beebi vahelises suhtluses on see koht, kus häbi võib aktiveeruda. Näiteks kui beebi magab ja ema läheb mööda, siis ta läbi une tunneb seda, et ema tuli minu juurde. Ja ta selle kogemuse sees on tunne, et ma olen eriline, ma olen tähtis, mind väärtustatakse. Ja see on alus juba sellises teadvustamata beebi olekus tervele enesehinnangule. Sellisele, mulle meeldib olla. Ja ma olen armastusväärne, ma kõlban. Aga kui nüüd beebi nutab ja ema ei tule, siis tekib lihaspinge, ta olemus muutub ärevaks ja kuna see häbi on algselt seotud just nimelt olekuga, siis beebi kuidagi alateadlikult teeb järeldus, et ma olen halb, ma ei kõlba, ema ei tulnud minu juurde. Mis ei tähenda, et kõik beebi emad peaksid nüüd lapsi haarama iga kord, kui nad nutavad, aga see lähedus,
see on väga-väga oluline. Ja sealt tuleb see, kuidas me ennast tunneme, milline on see meie minapilt. Ja see on hämmastav, et see tuleb nii algusest. Mina näiteks olen see, kes esiteks ma sündisin surnuna praktiliselt, see on üldse ime, et ma elus olen. Teiseks, minu ema jäi haiglasse mitmeks kuuks, mind võeti ja viidi vanaema juurde, kes oli pooleldi nagu ratastoolis juba, väga liikuda ei saanud. Mis on nagu hea uudis siin kõrval on see, et Jumal on juures. Jumal on juures siis, kui sind loodi, Jumal on juures siis, kui sa oled üksi. Ja häbist veel rääkides, häbi võib olla ka sellise tekitada erinevaid tegusid või minu elus oli näiteks selline olukord, kus ma jäin ükskord koos oma täditütrega ühe suure koera kätte. See oli Newfoundland, see oli vasikasuurune koer ja ta hakkas meiega mängima ja temal oli lõpus, meil oli nutt juba ja me lõpuks suure hädaga ronisime keldriaksast sisse, aga mina sain trauma, emotsionaalse trauma. Ja siis läheb aeg mööda ja mul on väike esimene tütar, me läheme helistama naabrinaisele, sest telefonid olid valitutel ainult tol ajal. Ja jõuame naabrinaise ukse juurde ja nurga tagant tuleb suur koer, tuleb niimoodi. Ja enne kui ma aru saan, olen mina uksest sees ja jätan oma 2-aastase lapse koera kätte. Te kujutate, milline häbi mul oli. Ma aastaid põdesin seda. Ja ma ei saanud aru, mis ma tegin, miks ma niimoodi tegin. Kuni ma hakkasin uurima traumakogemust ja sain teadlikuks nendest asjadest. Siis ma sain aru, et mul oli traumareaktsioon. See tuleb sealt kuskilt alt, mida me ei saa reguleerida. Ja see võttis ära mu häbi. Ma olin nii palju seda andeks palunud lapse käest ja Jumala käest, aga kuni ma sain aru, kust ta tuleb. Ja võt see on oluline, et me peame aru saama, kust need asjad meie ellu tulevad. Häbi puhul on inimese esmane reaktsioon ka see, et ta peidab ennast. Aadam ja Eva ju peitsid ennast Eedeni aias kohe peale seda. Terve süütunne, sa lähed Jumala poole, sa hakkad lepitust otsima. Häbi ütleb, et mine peitu ära, sest et ta hirm on see, et ta saab paljastatud. Ja kui ta saab paljastatud, siis kõik naeravad, siis kõik põlastavad teda. Nii. Kui nüüd inimese põhitunnetus on häbiga seotud. Esiteks nüüd kõigile, kes nüüd hakkavad mõtlema, et kas see on häbi või see on süü, mida ma olen oma elus kogenud, siis peaks nagu mõtlema, et kumb küsimus nagu kehtib sinu puhul, et kas ma olen midagi teinud valesti või ma ei kõlba üldse. Ja kust need juured on? Nüüd, kui inimene on häbi sees, siis ta peab saama selle kogemuse, et temast hoolitakse, et ta on oluline, et ta on aktsepteeritud. Ja minule selle kogemuse andis Jumal ise. Nii palju, kui mina oma raskustes Jumala juurde jooksin ja püüdsin talle rääkida oma elust või oma raskustest, esimesed sõnad, mida mina kuulen peaaegu alati on see, et Mari, ma armastan sind. Sa oled väärtuslik, sa oled oluline. Ja see ei ole sõna ainult, see on tema ligitulek, see on see kogemus, see on see, mis on minu häbi nagu ravinud läbi aastate. Nii et on väga oluline, kuna häbi on seotud suhtes olemisega, see on suhtumisega seotud. Milline su Jumala pilt on, milline on su arusaamine? Nüüd, süü ja häbi võivad olla kogetavad samaaegselt. Ja häbi võib olla ka muideks positiivne. Ma teen siia nüüd sellise, siin on ka see õige häbi ja siin on vale häbi. Sellest valest ma nüüd juba rääkisin. Aga võib olla ka positiivne häbi ja see on see häbi, mis kaitseb meie isiklikke piire. See on peenetundelisus. Kõik sinus ei ole kõikidele vaadata, kõikidele paljastada, ka usulises mõttes mitte. Sinu privaatsus on oluline, on asju, mida ainult sina jagad siis, kui sina jagad. Eriti seksuaalsuses, eriti usulistes asjades. Ebaterve häbiga tuleb alandatus ja seda kasutatakse ju relvadena, me teame. On 4 suurt ala, kus häbi võib ilmneda. Kõigepealt see, et ma olemas olen. Inimesed ütlevad seda välja ka. Enda häbi, et ma üldse olemas olen. Siis häbi oma soo pärast. Kuni 7. eluaastani ma arvasin, et kuna mul on 4 venda, siis ei olnud veel 4, aga pärast tuli. Ma arvasin, et ma olen vale sooga. Küsisin Jumalalt, et miks ma poiss ei ole. Siis on häbi oma seksuaalsuse pärast.
kas praktikate, tunnete, käitumise. See on üks asi, mille Jumal on imeliseks loonud inimese ellu. Ja kus kurat nagu kõik teeb, et mustata seda, et me oleks häbivangis, et me ei saaks edasi liikuda. Ja siis on häbi oma usuelu pärast. Et olemasolemine, sugu, seksuaalsus ja usuelu, huvitavad alad. Aga on inimesi, kes on häbis sellepärast, et nad on kindlad, nad Jumalale ei kõlba, usukogukonnale ei kõlba ja minu usust ei piisa. Nüüd, kuidas on paranemine? Andestus on see põhiline sõna. Andestus ja aktsepteerimine. Nii nagu Noa poegade loos oli see, et häbi vajab katmist ja katta saab ainult arm. Kui häbisse vajunud inimene tajub vastuvõtmist ja tajub seda, et keegi hoolib, siis mõne aja pärast võib ta olla võimeline ka oma süütegudega toime tulema või nendega tegelema. Nüüd need mõjutajad, jah, juba need ma jätan praegu vahele, võib-olla räägime seal õpitoas või seal selles töötoas. Nüüd häbelik inimene tuleb teada, ta on väga aldis süüd vastu võtma, sest süüdlaseks olemine toidab häbi. Ja see moonutatud mina-pilt lisab oma osa sinna juurde. Nüüd siinkohal ma tahaks korraks peatuda ja mõtelge nende inimeste peale, kes kirikusse tulevad. Nad tavaliselt teavad, aimavad, nende südametunnistus nende sees räägib, et nad on süüdi. Ta annab tunnistus sellest, nad on märgist mööda pannud. Ja väga sageli nad on ka häbi käes. Milline peaks olema see sõnum, millega neid vastu võetakse? Ma mäletan, kui ma olin noor, mina sündisin Oleviste kirikusse ja ma ei ütle mitte midagi kriitilist selle kohta, aga ikkagi valitses mingi suhtumine, et sa pead õigeks saama, siis sa võid tulla meie keskele. Sa pead puhtaks saama, sa pead... Ja praegugi meil Nõmme kogudusest tulevad uksest sisse inimesed, just hiljuti üks alfagrupp oli meil kodus ja need naised seal ütlesid, et ma ei julgenud tulla üle kiriku läve. Ma olin nii must, ma olin nii häbi täis või kuidagi ma olin nii süüdi. Ja kui te nüüd teate, mille käest, kuidas nad seal puu ja koore vahe on, need ikkagi julgevad tulla kiriku uksest sisse. Mis peaks olema see sõnum nendele? Mitte see, et su patud on need või kuidas jätta suitsetamine maha või mis sooline sa oled või mida iganes. Esimene on see, mida Jumal ütleb, sa kõlbad. Sa oled vastu võetud. Esimene on see armastav ligiolek ja ligitulek. Ja kirik võiks anda selle asenduskogemuse, mis katab häbikogemuse. Ja nüüd me jõuame otsaga, võib-olla lähen 5 minutit üle, kui te jaksate. Me jõuame otsaga oma kultuuri. Meie kultuuris on häbi muutunud või tõusnud suuremaks kui süütunne. Meil on see tühistamise kultuur, sa ei kõlba, me tühistame su ära, me eemaldame su ühiskonnast. Siiamaani on olnud, et teod või piirid või normid, aga me ei saa enam praegu öelda, kuna meil väärtusbaasi ei ole, me ei saa öelda, mis on tõde, mis on vale, kogu aeg muutuvad asjad, identiteedid muutuvad, on segi paisatud ja nüüd on noorte ja inimeste küsimus, kas ma üldse olen ja millisesse gruppi ma kuulun, kas ma kõlban. Ja selle juurde tuleb nüüd küsimus, et ja see paine, meil oli enne see võistluspaine, nüüd on see paine, kas ma realiseerin oma elu piisavalt maksimaalselt. Kõik jälgivad kõiki, kui palju keegi realiseerib oma elu. Nii et see suurim hirm on saada paljastatud läbikukkuja ja ebakõlblikuna. See on see, mille käes inimesed praegu vaevlevad. Mitte see, kas mu südametunnistus on must Jumala ees või mitte, vaid see, kas ma kasutan oma võimalusi, oma potentsiaali, kas ma arendan ennast piisavalt üle teiste inimeste või mitte. Kui meie haige laps sündis, siis üleni halvatud, krampides laps, sügava puudega, liitpuudega laps, siis ma alguses uskusin ka, et ma ei ole väärt, et mulle sünniks terve laps. See oli esimene sõnum, mille kurat mulle saatis. Näe, Mardil on kõik lapsed terved, aga minu laps tuli selline. Joonatan oli minu häbi avalik väljendus. Kurat tahtis seda nii alguses. Sest ta tahtis mind hävitada. Ja kui sul oli 90. aastatel puudega laps, siis sind vaadati, et sa oled ise natuke või oled sa sotsiaalselt hälvik.
See oli esimene asi, mida tuli tõestada. Igal juhul midagi pidi viltu ja valesti olema. Ja usuringkondades oli piisavalt neid, kes tulid küsima, mis salapatus sa elad? Miks Jumal sind karistab niimoodi? Need olid sildid, häbisildid, millega tuli toime tulla. Ja kuna arstide keeles minu sellel lapsel oli diagnoosi nägu, oli pealt näha, et ta ei ole nii nagu teised lapsed, siis ma pidin sellega käima ja sellega toime tulema. Ja Jumal aitas selles. Seda ma praegu rohkem rääkida ei saa. Häbi võib viia meid siis kibestumisse, enese isoleerimisse, müüride ehitamisse. Sa poed varju, kuhu me tänapäeval poeme, ekraanide taha, anonüümsusesse. Psalmist ütleb, kui mu süda oli täis kibedust ja mu neerudes olid pisted, siis ma olin totter. Ma ei teadnud mitte midagi, ma olin lojus su ees. Ja see on see seisund, kuhu me võime jõuda, selle vale süütunde ja häbiga. Nüüd ma pidin abist rääkima. Abi on kõigepealt Jumala armastus. Sellest ei saa üle ega ümber. Ja seda on vaja kogeda. Ja teine on Jumala sõna ja tõe valgus. Sest Piibel ütleb, et Jumala sõna on see kaheterane mõõk, mis läbistab hinge ja südame. Mis läbistab kõik kihid inimeses ja ta tuleb läbi häbi, ta tuleb läbi süü ja ta parandab. Ta lõikab küll, aga ta lõikab kui kirurg, mitte kui hävitaja. Nii et kui keegi vaevleb millegi käes, siis tuleb alustada Jumala pildist ja Jumala suhtest ja minna tagasi, sest Jumal ootab. Õige, et süütunnet kogev inimene suudab olla Jumalaga samal arvamusel. See, kellel on see haige süütunne, tema ei ole Jumalaga samal arvamusel. Minu üks väga lähedane inimene oli selle häbi käes ja selle süütunde käes ja kuni lõpuni. See asi läks enne tema surma selliseks, et ta ütles, et Jumal ei saa ka mulle andestada, ma olen nii raskelt eksinud. Ja siis ma olin kuri temaga. Siis ma ütlesin, et kas Jeesuse lunastusest ei piisa, et sinu patte andestada. Ja ta nagu ehmatas selle peale, aga läks kaua aega, enne kui ta suutis selle vastu võtta. Ja siia juurde läheks veel üks asi, aga seda ma teile enam ei kirjuta, see on siis maailma kurvastus ja Jumala kurvastus. Võib-olla räägime töötoas, vaatame, meil kuhjub neid asju sinna. Mida ma tahtsin öelda, kui on väga suur süütunne ja sa kuidagi ei saa sellest üle, siis üks asi, mis võib aidata, on pihtimine. Oma pattudele tuleb anda nimi ja sa pead välja ütlema, et ma tegin seda, ma olen süüdi, mea culpa, nagu ladina keeles öeldakse. Ja siis keegi peab võtma vastu, enamasti see on vaimulik või hingehoidja või keegi, kes ütleb, jah, see oli süü, sa tegid seda. Ja siis, kui on andeks palumine teostatud, siis keegi peab sulle armu kuulutama. Ja kui mina olen ja ütlema, et sinu patud on sulle andeks antud Jeesuse vere tõttu. Seda me saame teha üksteisele, seda me peame tegelikult tegema üksteisele. Ja kui sa mõnikord võitled mingisuguse kiusatusega, ma olen kasutanud ise seda, ma olen otsinud inimese, kellele ma usaldan pihtida, seal on pihisaladus kehtib, see ei tohi minna kuhugi. Ja ma olen öelnud, et mul on need ja need mõtted, ma võitlen ja ma kukun nendesse ja ma ei saa sealt läbi. Siis ta ütleb, jah, see on vale. Aga nüüd me palume nad andeks ja me kuulutame see üle armu ja Jumala kaitset ja Jumala vabastust ja see toimib. Nii et piht on üks variantidest. On palju kirjakohti, ma ei hakka teile neid praegu ette lugema, aga mida sa peaksid tegema, on see, et sa peaksid ütlema Jumalale, et ma võtan vastu. Kõva häälega, kui sa loed piiblit või kui sa näed neid kirjakohti, mis sind puudutavad, võta vastu Jumala arm ja ütle, et ma võtan vastu Jeesuse lunastuse. Nüüd ma mõtlesin ka selle peale, et mis on naiste erisus. Naised ja süütunne, naised ja häbi. Ja teate, see on see, et me oleme tunde inimesed. Meil on see bzzz, kõik käib igal poolt läbi, kui midagi juhtub, eks ole. Meestel on see sahtel, 3. sahtel, 4. sahtel, paneme sahtlisse kinni, läinud, ei ole. Naistel on bzzz, siit tuleb üles. Ja see tundepõhisus paneb meid uskuma, et see, mida ma tunnen, see on õige. See tundepõhisus on üks asi, kus me peame nagu väga selgelt teadvustama, et meie tundemaailm on see, kus kurat möllab, kus ta torme teeb. Aga meie vaim teab, mis on õige. Ja vaim ütleb tunnetele,
koht, rahune maha. Taavet ütles, ole vait mu hing ja oota. Oota, kuni Jumal tuleb appi. Ja me ei tohi uskuda tunnet rohkem kui sõna. Nüüd, Kristus on juba meid vabastanud. Me tuleme ülestõusmispühadest. Me oleme veel suures nädalas kirikukalendri järgi, siis pühade järgses suures nädalas. Ja see vabadus on meile antud selleks, et me hingaksime, elaksime, tunneksime rõõmu, et me oleme naised, et me tunneksime ennast ilusana, et me ei häbeneks oma keha, oma tundeid, oma olemist. Teate, kui Jumal naised lõid, siis ta laulis. Ma olen absoluutselt veendunud, et ta laulis. Ja mul on töölaua peal üks selline väike pilt, kus ma olen 3-aastasena. Aga mul on niuke olemise rõõm. Ma olen nagu siuke, et tantsiks ja karjuks ja laulaks ja ma pean seda pilti vaatama, sest ma pean endale meelde tuletama, et see on see, milliseks ma olen loodud. Ja kui me enne siin naistega ülistasime, siis mul tuli meelde see, kui me Nõmme koguduses alustasime naiste tööd ja üks meie naistest sai sellise pildi, et naised on nagu roosiaed. Ma vaatasin täna hommikul teid ja mõtlesin, et see on ka nagu roosiaed, siin päike tõstab üles ühe roosinupu ja teise ja kolmanda ja mõned tahavad õudselt varju pugeda ja ma ei ole roos. Jumal tahab üles tõsta selleks, et meie vabadena, ilusatena, rõõmustades selle üle, millised ja kes me oleme, ei vaata oma liigseid kehakumerusi või mida iganes. Läheksime välja ja viiksime seda rõõmu olemisest teisteli. Ja kurat teeb kõik, et me seda ei teeks. Kurat teab, et naised on tohutu suur vägi. Ta on andnud, Jumal on andnud meile siukse arsenali, kutsuda inimesse hingamisse läbi ilu, olema kellegi kõrval, mõistma kellegi tundeid. Jumal oskab meid kasutada, aga kurat tahab, et sa istuksid oma häbi ja süütunde vangis, et sa välja ei läheks. Mulle ei meeldi laval olla, usute. Aga kui Jumal ütleb, et nüüd sa lähed, siis ma ütlen, yes, sir. Ja nüüd ma lähen lavalt ära. Ma tahtsin teiega lugeda, enam ei loe, aga lugege psalm 51. See on üks süü ja häbi psalm. Taaveti laul peale Batsebaga eksimist. Ja mõelge selle rea peale. Vaadake, kui õigeid asju Taavet teeb. Ta nimetab, mis on valesti. Ta kuulutab Jumala suurust, ta võtab vastu lunastuse. See on nagu õpik. Kui nüüd selle valguses hakata lugema psalmi 51, siis sealt on väga palju õppida, aga suur aitäh teile.